mingil hetkel märkasin, et elu läheb edasi, aga mina nagu jooksen selle järel. Väliselt on kõik korras. Laenud on makstud, töö on tehtud, lapsed on toidetud, mees on toidetud. Aga minu keha hakkas järjest rohkem karjuma ja seestpoolt väsimusena, nutuhoogudena, vihahoogudena. Ja mul tekkis meeletu suur vastupanu töö osas. Mul oli oma töö, oma amet, aga see ei pannud mul silma särama. Iga hommiku, kui ma tööle läksin, hakkas mu keha juba streikima. Ärevus, pinge. Iga kord oli mul need sundmõtted, need vangis olevad mõtted. Ma ei saa endale mitte midagi lubada, ma ei saa endale mingit elumuutust lubada, mul on lapsed, mul on pangalaenud, ma ei saa mitte midagi lubada. Ja siis tuli see hommik. Sõidan autoga tööle. Sõidan ja äkki lööb meeletu valu rindu. Ma hakkasin karjuma, ma hakkan surema. Appi, kus mu telefon on? Mul on ruttu vaja helistada. Helistan kiirabisse. Ma ei saa hingata, tulge järgi mulle. Ma ei saa hingata, tulge appi mulle. Kiirabikari ütles, et rahunege maha, kohe tuleme, pange auto tee äärde, kohe tuleme. Tegi kõik analüüsid. Kõik tegi korda, vaatas üle. Ja siis see arst vaatab mulle silma, mulle ütleb, ma küsisin, et kas mu südamel on midagi viga, mis tal on, kas mul on see ja see ja see ja see. Ja siis vaatab ta mulle, kiirabiarst mulle otsa, ütleb, teile südamel ei ole mitte midagi viga. Teil on aeg hakata oma emotsioone juhtima. Ja siis see ei olnud lihtsalt lause, see oli nagu äratuskell. Ja siis ma sain aru, et kui mina ei julge oma elus edasi liikuda, siis minu teele lihtsalt tulevad need olukorrad ja need inimesed, kes aitavad mul elus edasi liikuda.